Tere tulemast JCI Estonia esimesele virtuaalsele auhinnatseremooniale, kus tervitame ja täname silmapaistvaimaid liikmeid. Oleme otse-eetris Tartu Ülikooli Delta keskusest ja suur rõõm on teie ees olla. Eriti hea meel on selle üle, et üle pika aja on meil põhjust dressipüksid viisakama riietuse vastu vahetada. Loodan, et olete samuti end lille löönud ja naudite diivanil mõnusas asendis järgmised 1,5 tundi koos meiega JCI auhinnatseremooniat. Oleme tänase tseremoonia läbiviimisel arvestanud nii palju kui võimalik tänase olukorra reeglitega ja siin ruumis on minuga täna koos 2 inimest, Annet ja tehnik. Oma emotsioone, õnnesoove ja kommentaare saate jagada ülekande juures olevas kommentaariumis. Samuti on oodatud kõik pildid ja jäädvustused tänasest kui ka teist ja lisage need Facebooki tänase evendi alla või postitage oma kontole, kasutades #JCI auhinnad, et me ikka need hiljem üles leiaksime. Sellest saame kokku panna ühe meeleoluka albumi, millele ka aastate pärast mõnusalt peale vaadata. 15 minutit pärast auhinnatseremoonia lõppu õigemini, algab Zoom-keskkonnas ka afterparty, kus meeleolu hoiavad üleval Toomemäe tüdrukud. Astuge aga läbi ja jagage oma emotsioone. Ja afterparty linki jagame õige pea ka teiega. Kas te olete valmis? Meie igatahes oleme. Ja siinkohal annan avasõnadeks üle mikrofoni JCI Estonia presidendile Annet Murule. Armsad kojakaaslased, mul polegi seni olnud võimalust teie poole niiviisi kaamerapildi kaudu pöörduda, aga eks see käesolev aasta ongi kõike muud kui ootus ja tavapärane. Üllatusi, uusi väljakutseid tuleb meieni igapäevaselt, aga meie sellest ei heitu ning me toome JCI Estonia auhinnatseremoonia teile koju kätte. Seesama kodukootud tseremoonia siin on hea näide sellest, kuidas JCI liikmed on alati optimistlikud ja loomingulised ning ka kõige keerulisemates situatsioonides alati parimaga välja tulevad. Oleksime saanud ka tegelikult selle tseremoonia varem valmis filmida, kokku klopsida ja perfektsena teile esitada, aga otsustasime siiski otse ülekande kasuks, sest see on isiklikum ka kõikide võimalike viperustega ning siis me teame, et te olete meiega praegu siin. Seega me loodame, et te tunnete end meiega koduselt ning naudite oma õhtut JCI pere keskel. Veel enne, kui me lähme JCI Estonia kevadiste auhindade juurde, on meil vaja kokku tõmmata üks punkti lugemine. Täpsemalt efektiivsustabeli punktide lugemine. Selleks annan ma sõna meie endisele presidendile Annile, kes edastab oma rõõmusõnumid otse Mehhikost. Aitäh, et olete meiega ning nautige seda õhtut üksteisest füüsiliselt kaugel, aga südames nii lähedal. Tervitusi Mahawalist. Minu käes on virtuaalne lillekimp eelmise aasta Eesti kõige efektiivsemale kojale. Igal aastal küsitakse, mille jaoks seda efektiivsustabelit on vaja täita ja mis sellest sõltub. Tegelikult on see algusest peale olnud mõeldud orientiiriks ühele tegusale ja ägedale koja-aastale. Kui kohe alguses üldse pole mõtte, mida võiks aasta jooksul ette võtta, siis piisab sellest, kui efektiivsustabel ette võtta ja jagada selle tegevused aasta peale ära. Samamoodi täidavad seda tabelit ka rahvuskojad ja suur osa rahvuskodade efektiivsustabelist omakorda koosnebki kohalike kodade tegevusest, nii et mida tegusamad on kohalikud kojad, seda kõrgema tulemuse saab ka Eesti koda. Eelmine aasta oli meie kõigi jaoks erakordselt tihe ja töökas ja võib-olla tavalisi kojategevusi väga palju jõudnudki planeerida, kuid sellegi poolest olid kojad ülitublid, mitte ainult kongressi mõttes, vaid ka oma kodusel rindel. Ja nendest tublidest kõige tublimale on mul siis siin pakkuda
virtuaalne lillekimp ja selle koja nimi on minuni jõudnud Tuukani postiga. Nii, vaatame. Toomemäe koda oli Eesti eelmise aasta kõige efektiivsem koda. Palju õnne! Suured õnnesoovid Toomemäe kojale. Tubli ja efektiivse aasta eest. Saan omalt poolt kinnitada, et ka see aasta tõotab tulla sama äge ja sama tubli. Sellepärast, et auhinnatseremoonia sai peamiselt teoks ja kokku pandud toomemäelaste poolt. Nüüd aga alustame kevadise auhinnatseremooniaga ja liigume edasi esimese kategooria juurde. Aasta noorliikme tiitli võitmise kriteeriumiks on JCI liikmelisuse staaž kuni 3 aastat, mille jooksul on need edukalt näidatud tulemuslikku osavõttu koja projektide juhtimisest, koja üritustest, uute asjalike liikmekandide kaasamisest kotta ja innovaatilisust koja projekti ideede väljatöötamisel. Aasta noorliige saab lisaks tunnustusele JCI Estonia senati poolt auhinnaks priipääsme JCI Euroopa konverentsile. JCI Estonia aasta noorliige 2019 nominendid on teie ees. Kristina Sarkisjan Toomemäe kojast, Kadri Koppel Tartu kojast, Mari-Lind Reeman Kou kojast, Laura Kummel Tallinna kojast ja Karolin Kairo Kasman Toompea kojast. Kuna JCI Estonia aasta noorliige valitakse senaatorite poolt, saatis Saunamadis meile videotervituse otse sündmuste keerisest Rakverest. Vaatame. Kallid JCI sõbrad, ettevõtlikud noored palusid minul kui vanal vettinud mägral teha väike reportaaž selle aasta virtuaalseks auhinnatseremooniaks ajast, kus veel mina olin noor liige, kuna tegemist on parima noorliikme auhinnatseremooniaga. Kui nüüd meenutada seda aega, kui mina olin veel noor liige, siis aasta oli 2002, kui mina astusin Toomemäe kotta, noorliikmena rõhutame, olles 35-aastane ja natukene habemes juba hälli. Aga sellegipoolest, noor liige ma olin, ma sain seda olla küll väga lühikest aega, sellepärast, et mul oli ainult 5 aastat aega JCI-s toimetamiseks, seega pidin kõik oma asjad tegema väga kiiresti. Aga meenutades mõnda humoorikat lugu, siis tollel ajal ma mäletan anti välja JCI ajalehte paberkujul ja minu esimesed üllitised ilmusid mitmeid kordi selle ajalehe tagaküljel, kus toimetati huumorinurka. Läks veel mõned aastad enne, kui minu artiklid hakkasid jõudma JCI esilehele. Aga tahan teid kõiki noori tervitada ja öelda teile, et auhinnad JCI-s ei ole kunagi minu jaoks nii tähtsad olnud. Ärge tehke kunagi mitte midagi JCI-s auhinna pärast. Tehke seda enda pärast. Teie kogemuste pagas, mis te saate oma tegemistest, on parim auhind, mitte need diplomid seina peal. Et loomulikult Saunamadis teeb oma reportaaži saunast, kuna on karantiini aeg ja mina veedan suurem osa aega karantiinist saunas, siis soovin teile, olge terved ja hoidke ennast. Aasta noorliige 2019 ei ole mitte ainult aktiivne kojakaaslane, vaid temast õhkub ettevõtlikkust ja julgust uusi ideid teostada, mis võiks olla iga kodalase DNA. Senaatoritele on ta silma jäänud positiivse, tegusa ja küpse isiksusena. Palju õnne! JCI Estonia aasta noorliige 2019 on Kadri Koppel, JCI Tartu.
paneme Kadrile ka tähekese siia seinale. No nii, esimene tiitel on välja antud. Täpsustan üle, et käega katsutavad auhinnad kõikidele tänastele võitjatele anname me siis, kui on lubatud tulla üksteisele lähemale kui 2 meetrit ja teha seda, mida kojakaaslased armastavad kõige rohkem kallistada. Täna liiguvad kõik võitjate tähed, aga siia tähtede seinale. Ja aeg ongi sealmaal, et valida välja järgmine tähesaaja. Aasta magneti tiitel läheb liikmele, kes on aasta jooksul kõige enam uusi liikmeid või liikmekandidaate kotta toonud. Samuti peab ta vastama ka mõnele muule kriteeriumile. Ja vaatame, kuidas meie järelkasv kirjeldab eeldusi võiduks. Mis käib ühe mingi metalli asja, näiteks nagu lambi külge. See, mis läheb teise külge. Et sul on nagu valge tahvel ja siis, kui sa tahad mingi pilti üles panna, siis paned ja siis sa jääd sinna seisma. Halli värvi ja kõva. Üks on selline värviline, aga teine on selline must. Et akvaariumi tigusi ära võtta. Et sõnu panna külgkapi peale. Kirjutamiseks ja mängimiseks ja siis veel õppimiseks ja muud asjadega tegemiseks, nagu ikka. Et panna mingeid asju ülesse. Näiteks, kui sul on mingi väga tähtis paber, siis ja sa tahad seda kuhugi panna ja paned selle näiteks, kui sul on metallist külmkapp, siis sa võid näiteks sinna külge panna. Hobusekujuline ja munakujuline ja kalakujuline. Et saad teise külge. See on selline inimene, nagu et tal on selline matketi nimi. Nuhe ja ilus ja armastus. Aasta magneti tiitlile esitati sel korral üks liige ja auhinnakomisjon otsustas ühehäälselt auhinna nominendile anda. Kas ta on ühelt poolt must või hoopis värviline ja kas teda saab külmkapi külge kinnitada? Sellele oskab ta hiljem ise kommentaare anda. Aasta magnet 2019 sulandub igasse seltskonda kergelt, jättes mulje, nagu ta tunneb neid inimesi aastaid. Tal on hea huumorimeel ja särasilme suhtumine, tänu millele on ta kaasanud inimesi nii kotta kui ka erinevatesse projektidesse. Õnnitleme! JCI Estonia aasta magnet 2019 on Anne Rebenits Toomemäe kojast. Anne, sinu täheke. Mainimist väärib ka asjaolu, et eelmisel aastal tõi aasta magnet 2019 kotta 2 uut liiget, kellest üks võttis koheselt vastu projektijuhi rolli ja tänaseks on mõlemad astunud kohaliku koja juhatusse. Hobuse ja munakujulise aasta magneti juurest liigume me edasi järgmise tiitlini. Aasta senaatori tiitliga
tunnustatakse Eesti Koja senaatorit panuse eest JCI Estonia tutvustamisel ja toetamisel ning noorte liikmete ja kohalike kodade arendamisel. Lisaks hinnatakse kohalike kodade presidentide poolt senaatori panust JCI põhimõtete levitamises ning eeskuju näitamises ja liikmete innustamist. Aasta senaator 2019 nominendid on Anu Pagel Toomemäe kojast, Raigo Raid Toompea kojast ja Meelika Kuningas Tartu kojast. Milline võiks välja näha aasta senaator? Seda näete kohe videopildis. Töötab, jah? Super. Tere! Tere tulemast auhinna direktori esimesse jutupliiatsi saatesse. Tahtsin teile kinnitada, et minuga on siin karantiinis olles kõik korras. Et teiega ka, jah? No suurepärane. Miks ma täna tulin siis otse eetrisse? Ainult üks põhjus. Väga tähtis põhjus. Nimelt on auhinnatseremoonia raames vaja välja jagada aasta senaatori tiitel. See on nagu nii väärikas tiitel ja mul on väga hea meel, et mul on antud seda au. Seda au vist ei öelda, see au öeldakse. Hästi, jätkame. Ma mõtlesin siin, et ma panen selle aasta senaatori õigupoolest paberile siis. No, et milline ta siis nagu olema peaks? Või võib-olla juba on ka, ega ma ei tea ju, kes selle tiitli saab. Ühesõnaga, minu silmis on aasta senaator väga väärikas inimene. No, et kui ta ruumi tuleb, niimoodi siseneb, et sa juba saad aru. Senaator. Ja kõik võtavad joondu. Mina tahan temaga rääkida, mina tahan kuulata tema maailmatarkusi. Ühesõnaga, lisaks sellele, et ta on väärikas, on ta ka ääretult tark. Ja ta ei ole kadekops selles suhtes, et ta on nagu lahkesti nõus seda tarkust kõikidega jagama. Tuleb ainult küsida. Ega ta siis nagu igale ühele nagu ei jaga, You know. Ja lisaks sellele väärikusele ja tarkusele on ta ikka eluga näinud. Võib-olla mõnele suvepäeval räägib, mis ta kõike teinud on ja kus ta käinud on ja kellega. Siis, mis ta veel siis on või milline ta veel on? Tal on väga palju juhi omadusi kindlasti, talle meeldib juhtida ja temas on olemas, ma arvan, lisaks igasugustele vikerkaarevärvidele kõik need samad värvid, mida senaator nimega Elmo Puidet, kus sa oled, seal tagareas ma näen, lehvitan, on kunagi rääkinud, et punased omadused on tal ja kollast on temas ja sinist ja rohelist ka ma samal ajal rääkides panen selle kõik kirja, eks ole. Nii roheline on kõik siin. Siis senaator, väga tähtis, sellest me oleme juba rääkinud, reisib aru palju. Tööalaselt ja nii nagu eraeluliselt ja aga kõikidest koja konverentsidest maailmas Euroopas võtab ka osa. See on nagu esindusfunktsioon selles suhtes, et ikkagi peab rääkima ja näitama ja ikkagi nagu Eestit pildis hoidma. Tubli töö, senaator Iid mitmuses. Eks ta reisib hästi palju, siis ta pärast muidugi räägib ka, mis ta seal kõik nägi. Panen selle reisivärgi ka siia kõik ilusti niimoodi pildile. Ja siis, seda lugu teate, et ta ikkagi suvepäevadel on viimane, kes tantsuplatsilt ära läheb. Ega ma ka ei uskunud, ükskord ise nägin. Siis mõtlesin küll, et karp ei lahti. Ikkagi inimene. Ühesõnaga, senaator on tark
ja temaga saab nalja ja temaga võib minna igale poole. Ta on lihtsalt ülilahe inimene. Kes aga saab senaatori tiitli eelmise auhinna aasta eest? See selgub kohe. Minu pilt tuli selline. Ma panen siia alla signatuuri ka. See on ikkagi selline meistriteos, et kukub pikali. Ja auhinnadirektori jutupliiatsi episood number 2 loodetavasti peagi teie ees. Kui ei, siis oli tore. Ja kuskil kunagi ikka kohtume. Olge terved! Vot kui vahva tegelane siis see Innau direktor. Midagi lisada ei ole, sest video oli päris põhjalik ja kirjeldas võitjat üsna detailselt. Seega, suured õnnesoovid JCI Estonia aasta senaator 2019 on Raigo Raid Toompea kojast. Nii, Raigo Täheke ka siin kenasti teiste juures. Ja loodame, et aasta senaator avab juba väikest mullipudelit seniks, aga lähme meie edasi järgmise kategooria juurde. Aasta täidesaatva asepresidendi auhind antakse silmapaistva tegevuse eest, millega auhinna saaja on oluliselt kaasa aidanud oma koja liikmete arengule. Olulisteks kriteeriumideks on initsiatiivikus ja uuenduslikkus, koja juurdekasv ning väärtuslikkus JCI Estoniale. JCI Estonia aasta täidesaatev asepresident 2019 nominendid teie ees. Kädi Alanurm Toomemäe kojast, Triin Pajumaa Toompea kojast ja Kristjan Schumann Tallinna kojast. Enne tiitli väljaandmist aga kuulame, kuidas liikmed kirjeldavad ideaalset koja täidesaatvat asepresidenti. Ta on imeline, suure südamega, heatahtlik, intelligentne, parim, toetav, ihaldusväärne ja väga seksikas. Ta on hakkaja, ääretult teadahtlik ja kohustutunnelik, soovib kõigile rõõmu valmistada. Kohati võiks öelda isegi, et ta on ennast salgav ja pühendunud. Ta on hästi meeldiv ning armastusväärne. Ma arvan, et ta on väga leidlik. Ta on väga leidlik ja väga andekas. Ta on kindlasti väga hea kuulaja ja ta on väga kiire, sest et muidu ta ei jõuaks kõiki asju ära teha, mida ta teeb. Ta on tugev, mustjas, väga eneskindel, sihikindel, iseseisev, kiire ja väle, osav nii maa peal kui ka puu otsas. Ta on aus, heatahtlik, sõbralik, lojaalne, hea suhtleja, asjalik ja seiklusimuline. Ta on pikk ja nägus. Ta on suur, muhe, heatahtlik, sõbralik ja loomulikult pika, pehme habemega. Ta on särasilmne, sõbralik, natuke karvane ja lõõtsutav. Ta armastab üle kõige maailmas mängida ja kallistusi. Ta on arukas ning pättust täis. Ta on suur, paks ja karvane. Hästi leplik, hästi armas, hästi raske ja ta alati ootab mind, kui ma koju tulen. Ta on maru pehme
no iseloomuomadusi tal väga ei ole, et neid võiks rohkem tal olla. Aga ma ei lase sellest ennast häirida eriti. Aasta täidesaatev asepresident 2019 on oma liikmelisuse ajal palju korda saatnud ning pidanud nii mitmeidki ameteid JCI-s. Kuid erilise tähelennu tegi ta just eelmisel aastal. Kui igal müügimehel on oma salarelv tehingu lukkulöömiseks, on ka selle inimesel see miski, millega ta kotta uusi liikmeid meelitab. Suured õnnesoovid JCI Estonia aasta täidesaatev asepresident 2019 on Triin Pajumaa Toompea kojast. Paneme Triinukese ka siia kaaslasele lähedale, kojakaaslasele siis. Nii, mina ei tea, kuidas teiega on, aga mina tunnen, et väike paus on asjakohane. Ei, see ei ole reklaamipaus ega võileivapaus, mis annaks teile põhjuse diivanitelt püsti tõusta. See on meelelahutuslik paus, millest ei soovi ilma jääda. Head sõbrad e-kojast on karantiinis olles muutunud rahutuks ja andsime neile võimaluse oma fun loom välja lasta. Vaatame, kuidas nemad kriisis vastu peavad. But
But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. But now you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Go on now, go. Walk out the door. Just turn around now. 'Cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh no, not I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I've got all my life to live, and I've got all my love to give, and I'll survive. I will survive. I will survive. Tere tulemast tagasi! Loodan, et teil klaasis veel kihisevat jätkub, sest show must go on. Pooled auhinnad on jagatud ja sama palju on veel minna. Ja veel kord aitäh meie sõpradele, keda te siin videos nägite. Tuletan teile meelde, et ootame jätkuvalt teie pilte, emotsioone, kommentaare tänasest õhtust ja postitage need auhinnatseremoonia Facebooki ürituse seinale. Aga mis seal ikka? Lähme edasi. Järgmine auhinna kategooria on teie ees. Aasta kohaliku koja presidenti tunnustatakse väljapaistvate juhtimisalaste tulemuste eest, millega ta on aidanud kaasa oma koja arengule ja maine tõusule. Hinnatakse üldist juhtimisoskust, liikmete osalemist üritustel ja projektides, projektide tulemuslikkust ja väärtust JCI-le üldiselt. JCI Estonia aasta kohaliku koja president 2019 nominendid on Veljo Kabin Toomemäe kojast, Anna-Mari Oomer Toompea kojast ja Mari-Liis Männik E-kojast. Nüüd on aga õige aeg vaadata, mida arvab kogukond 2019. aasta parimast kohaliku koja presidendist ja video on teie ees. Arvan, et ta on väga enesekindel inimene, et teeb seda, mida tema peab õigeks ja tundub selline asjalik. Aga no ta on otsekohane ja ei keeruta millegi üle. Ütleb seda välja, mis mõtleb ja nii ta on. Tagasihoidlik inimene, ma usun, et kõik, mida ta räägib, seda mõtleb ta väga tõsiselt. Ta esineb väga konkreetselt ja räägib väga konkreetselt asjast. Praegu on küll kõik enam-vähem okei. Aga vaatame, mis edasi saab. Eelmine presidendi tarnast küll ei tahaks. Aasta kohaliku koja president 2019 puhul võib öelda, et tegemist on oma jopega. Ta usub üheskoos tegemisse vajalikkusesse ja edasiviivasse jõudu, mis tõttu püüab ta leida liikmetes nende tugevused, mille rakendamine viib ühiste eesmärkide saavutamiseni. Kes ta küll aga selline on? Kruuvime natukene pinget. Kujutage ette, et teil on peas trummipõrin. Palju õnne! JCI Estonia aasta kohaliku koja president 2019 on Mari-Liis Männik E-kojast.
sein täitub väga kiiresti juba tähekestega. Kuigi tänane õhtu on juba meeldivaid üllatusi pilgeni täis olnud, siis sellega me ei piirdu, mistõttu tutvustame teile järgmist kategooriat. Aasta üllataja tiitli eesmärk on anda au ja jagada kiitust liikmele, kes on paistnud silma erilise positiivse isikliku arengu, tegevuse ja eeskujuga ning kes kogu oma pealehakkamisega on JCI kogukonda tõeliselt positiivselt üllatanud. Aasta üllataja 2019 valiti sel aastal veebiküsitluse teel ja kuigi konkurents oli väga tasavägine, säras üks täht teiste seas veidi kirkamalt. Kuidas seda tähte kirjeldavad JCI Estonia juhatuse liikmed, saate kohe teada. Inglise keeles on üks hea sõna, mida on üpris raske eesti keelde tõlkida. Integrity. See kirjeldab inimest, kes jääb kindlaks oma moraalsetele põhimõtetele ning inimest, kes on aus. Aus siis nii selles mõttes, et on siiras ega valeta, kui ka aus selles mõttes, et soovib, et kõiki koheldakse võrdselt. Ja kui mina mõtlen sõnal integrity, siis minu jaoks ongi sellel JCI Estonia aasta üllataja 2019 nägu. Ta on väga abivalmis, ta mõtleb kaasa, ta panustab, ta on tohutu suure töövõimega. Minu arust tema 24 tunni sisse mahub rohkem tehtud asju kui paljude teiste inimeste 24 tunni sisse. Ta on väga võimekas ja oma eesmärkide nimel on ta valmis minema läbi tule ja vee, et sihikindlalt oma asjad lõpuni viia ja lahendused leida. Ja ma olen täiesti kindel, et me kõik saame veel üllatuda tema tegude üle JCI's ja suur rõõm, et ta meiega siin seda teekonda kaasa teeb. Õnnitleme järgmist inimest, kes saab endale JCI Estonia aasta üllataja 2019 tiitli ja siit ta tuleb. Sigrid Kivimäe Rakvere kojast. Tundub, et me oleme aja planeerimisel teinud veidi vale arvestuse, sest me liigume päris kiiresti, kui siia seinale vaadata. Siiski, meil on jäänud veel mõned auhinnasaajad tituleerida ja välja hõigata. See tähendab ka seda, et elevus kasvab. Järgmisena tutvustame teile nominente kategoorias. Aasta liikmeks valitakse isik, kes on oma tegevusega aidanud auhinna aastal kõige enam kaasa JCI Estonia arendamisele ja maine tõusule. Hinnatakse toetust nii oma kojale kui ka JCI Estoniale ja samuti JCI juurdekasvule kaasaitamist. JCI Estonia aastaliige 2019 nominendid on Meit Jürgens Toomemäe kojast, Kai Kuusik Kreenbaum Tallinna kojast ja Helina Teder Toompea kojast. Niivõrd olulise tiitli üleandmiseks külastab meid videoteel väga oluline isik, kes kirjeldab, milline JCI-kas väärib aasta liikme tiitlit. Greetings, JCI Estonia members. I greet you on this occasion of your annual awards.
And we're on to recognizing the most outstanding member in JCI Estonia. A member that I believe is one who has served with excellence, one who has served with diligence, one who gives of themselves and serves even beyond their call of duty, one who is pleasant to work with, but most importantly, one that can inspire more young people to be the best versions of what they ever dream of becoming. I congratulate you on this achievement. I ask you to keep inspiring more young people and most importantly, celebrate this achievement because your service has been one of diligence and one of honor and one of excellence. Keep inspiring more members and I wish you all the best. I believe that the best is yet to come. I thank you. Aastaliige 2019 juures hinnatakse kõige enam tema töövõimet ja kirge. Ta on eeskujuks teistele liikmetele nii täna kui ka tulevikus. Ja ta esindab meie organisatsiooni pühendumisega ja sooviga panustada. Soovime õnne, sest JCI Estonia aastaliige 2019 on. Kai Kuusik-Kreenpau Tallinna Kojast. Ja olemegi jõudnud tänase õhtu naela juurde. Seda, mida kõik ootavad. Ja tiitel, mille väljakuulutamist ootavad keskmisest enam vähemalt 80 liiget, kes asjaga seotud on. Parima kohaliku koja valimisel hinnatakse koja liikmeskonna juurdekasvu, finantstegevust, koja liikmete osalemist üritustel ja projektides, tegevust JCI Estonias ja rahvusvahelisi suhteid. Tunnustust jagatakse väljapaistvate tulemuste eest koja arendamises ja maine tõusus. JCI Estonia parim kohalik koda 2019 nominendid teie ees. JCI Toomemäe, JCI Toompea, JCI Rakvere ja juba videos nähtud JCI e-koda. Selleks aga, et paremini aru saada, milline üks tugev kohalik koda olema peab, küsisime sisendit oma sõpradelt. Vaatame. What makes a great local chapter? Well, you need to have active members. You need to have members that take initiative. You need to have members that knows what's going on in your local community. And you need to have a strong organization in the local chapter. But the single most important thing for a great local chapter is you. I'm Justin Wutsky, National President of JCI USA, and I think a great chapter is one that exudes a safe space for young people to come together, collaborate, share their hopes and dreams, be given the opportunity to reflect on those, and then support one another in achieving those while doing great work in a community to create sustainable change. Hi everyone, I'm Mikaela from JCI Finland. I think a great local chapter takes care of its members. It's a place where you can grow together and become the best version of you, and also disagree on things in a professional manner. A great local chapter collaborates actively with other chapters and all sectors of society in creating impact and positive change in their communities. Hi guys, my name is Stefan Chwaniak. I'm the National President for JCI Canada, and what I look for in the best local chapter
is a group of young individuals that are working together to empower each other, grow and develop, and therefore create new leaders of tomorrow. It takes many hands to make light work, so everyone needs to work together in order to create the opportunities that we need to make the positive impact that we want through JCI in our communities. Hi, I am Lauga, and I send you warm greetings from JCI Iceland. A great local chapter is, of course, well organized and well run. But I think one key ingredient for a great local chapter is where every member matters. When a member feels that he is a part of the community that chapter is, where everyone gets some tasks and responsibilities so they feel they have a purpose, and bringing the group closer to each other through social activities that will strengthen the network and the bond between them. That gives them the drive and the fuel for further working on projects and making positive impact together. Today we can keep that going through online meetings and online parties. Just hang in there and keep on going. My name is Johan Olsson. I'm the National President of JCI Sweden. A great local organization is great at getting shit done while having as many people learn as much as possible while doing it. How do you get there? It's all about the people. Dedicated, fun-loving, awesome people creating a culture that makes it easy to become even more awesome. For those who enter into these chapters, there's really just one way of describing the feeling that you get when you enter. The magic's in the air. So from me to you, keep being awesome. Keep it awesome. Aitäh! 2019. aasta parima kohaliku koja liikmed on aktiivsed osalejad nii kodumaistel kui ka piiritagustel JCI üritustel. Nad teevad meelsasti koostööd teiste kodadega ja algatavad uuendusmeelseid ettevõtmisi. Koda on atraktiivne keskkond nii uutele huvilistele kui ka partneritele, kes ühiselt soovivad projekte ette võtta. Ja nüüd kerime pinget ja ühineme koos aplausiga, sest JCI Estonia parim kohalik koda 2019 on palju õnne e-kojale! Ilus, kas pole? Ja ongi tehtud. Palju õnne kõikidele võitjatele veel kord, kes siin seinal on ka välja toodud. Ja aitäh, et veetsite tänase õhtu meiega. Täname Tartu Ülikooli Delta Keskust ruumide kasutamise võimaluse eest ja siiralt loodame teid näha juba siinsamas sügisel, kui toimub aastakonverents. Ja ühtlasi soovime siis kõikidele võitjatele füüsiliselt ka auhinnad üle anda. Minu isiklikud suurimad tänud lähevad tiimile, kes aitasid tänase õhtu teieni tuua. Ja tehnilise lahenduse eest teeme suure kniksu ja kummarduse Soundgroupile. Vahuveiniklaase kõlistada ja muljeid vahetada saate meie afterpartil, mis algab 20:15. Lingi peoga ühinemiseks leiate nii kommentaariumist kui ka auhinnatseremoonia Facebooki üritusest. Aitäh, aitäh, aitäh! Lõpetuseks viskame veel kord pilgu sellele, kuidas JCI Estonia parim kohalik koda 2019 liikumispiirangutega maailmas vastu peab. Olge terved! From the inside, it's just me and myself and I.
You shout it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but how your bullets ricochet. Shoot me down, but I get up. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, ricochet. You take your aim. Far away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Send me strength. I'm so sick and tired. Does anybody want to take it anymore? The show must go on. The show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much longer. Man, I've been waiting all night now. That's how long I've been on ya. Good is gone. Think you left me broken down. Think that I'll come running back. Maybe you don't know me cause you're dead wrong. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over cause you're gone. Teadmata ajaks suletud, leida alternatiivseid võimalusi. Okei. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. You heard that I was starting. Kõik on võimalik, see on vaid mõtlemises kinni. Kui tahad püsida terve, käi saunas ja viska leeni kui minagi. On teadustega tõestatud, et see aitab koroona vastu.